Loomulikult siit on ainult näha tema basuumasid ja tema vajanasid. This is the emergency broadcast system. This is not a test. Nõnda ta algabki. Ilusti kenasti ongi meil kätte jõudnud just... Mis päev täna nüüd ongi, Liina? Mul on juba päevad täiesti sassis, 4 päev ja kell on 12:10. 10 minutit oleme jõudnud uude päev. Me oleme väga respectful, strongest family on YouTube. Me ei maga, me töötame kogu aeg. Nii, nüüd räägib Martti teile pool tundi sellest, kui palju asju ta peab homme tegema, mille pärast ta täna siis niivõrd varakult siin juba seda uut videot teile filmib. Sellel ajal Martti palun tulevikust. Kindlasti lõika see järgnev klipp välja. Me oleme siin üks suur pere, aitame üksteist, tuleme üksteisele vastu, räägime sellest, mis vigu me teeme ja parandame neid. See, mis mina siin teen, on üks läbiv lugu ja teie olete selle loo osa. Nagu mina oma videos ütlesin, ootan mina väga täiega, et üks Eesti YouTuber saaks 100 000 täis, aga teie teate palju rohkem sellest maailmast siin, sest et mina olen vanaks jäänud ja ei tea nii paljusid asju. Ja sellepärast, mul on siin Tiifiu video ees, tahtsin seda vaatama hakata, mina ei saa nautida. Ma ei saa nautida videot vaatamist enam, sest et ma loon neid iga päev ja minu jaoks ei ole seda hetke, kus ma lähen ja vaatan YouTube'i ja lihtsalt. Niiviisi. Lähme vaat minu viimase video kommentaari ennem, kui me saame praeguse videoga edasi minna. Te olite väga toredad, andsite mulle märku kõikidest, kes on siis nii-öelda palju suuremad vingemad. Tõesti vaatsin. Siin toodi välja veel muid inimesi. Estonianna. Ma mäletasin, et on olemas selline indiviid nagu Estonianna, aga ma unustasin ära. Loomulikult Life of Boris. Life of Boris ei ole eestlane. Ja loomulikult toodi välja kindlasti ka siis meil see Andrei Sevakin. Andrei Sevakiniga. Lihtsalt üks väike vahva lugu. Tal on tõesti 122 000 subscriberit. Ma olen temaga rääkinud ka, et kus on tema play button, talle öeldi, et talle ei antud seda, sest et tal oli mingi copyright ja ta re-uploadis videoid. Ja James Blunt, Your Beautiful Lyrics, see on 116 miljonit viewsi. Ilmselgelt see genereerib sulle natuke subscriberid ja see on genereerinud talle subscriberid. Sellepärast tahaks talle tegelikult öelda, et you did good. Aga ta on tõesti teinud väga good. Tema lood on, kõik mis asjad ta on teinud, on väga vinge. Need 100 000 subscriberit ei ole tulnud ilmselt sellest, tal siin on need teinud, need on tulnud siit sellest. Ma vaatasin natuke seda actualit ka, kui te kuulad seda tüüp. As some old white person doing the dab, and that is Club Penguin. See tüüp, minu jaoks on nagu eestlane see, kes who speaks English like this, because we like up in Timos, see oli Soome kurdiaksin. When you're talking English, you don't talk so good English, because you are not that good in English. In Estonia, we don't speak good English. We go to school, we learn English, but we don't talk good English. See tüüp on ebanormaalselt hea inglise keelega. Palun, võta mind enda käe alla, õpeta mind. Tõesti, neid on veel ja veel, kes siit toodi välja. Sort by newest, vaatame, mis teil tuleb nagu actually. Ma tahan, kommentaarid. Vahepeal ma mõtlen, et te olete ikka lauslambad. Flying Kitty, nagu wow! Location, Estonia. Mul on tegelikult hea meel ja ma panen subscribe. Andke mulle andeks minu harimatust, et ma ei teadnud. Päriselt ka. I am truly sorry. Ja mul on hea meel, et mul on niivõrd tugev kogukond, kes kutsub mind korrale, et toob mulle minu ette kõik asjad. Aga mitte sellest ei tahtnud ma täna rääkida, vaid ühest vahvast asjast. Elu24 on alati teinud vahvaid uudiseid, kus ta... Võib-olla ei ole isegi uudis ületanud uudise künnist, aga sellegi poolest midagi tuleb ju panna ülesse. Käes on hapukurgi hooaeg. I understand Morty's suspicion. I've misled him before. Elu24 on teinud väga vahvaid uudiseid minust, igalt poolt mujalt. Ma alati naeran nendele. Need on vahvad, me kõik naerame, jagame, mõtleme, mis mõttes. Miks on seda vaja praegust? Sellegi poolest on meil areenil uus Tegelinski, kes tootab kõik lollused ületada. Kohe ma näitan teile. Sky.ee. Mulle jagati ühte linki täna siis. Esilehele mind ei ole pandud. Loomulikult üks asi, mis ma tahan tuua välja. Elu24 pole viimasel ajal minust nagu mitte ühtegi artiklit teinud ja mul on väga kurb meel selle üle. Mul on tõsiselt kurb meel. Kas ma olen tõesti irrelevant, nagu Raiskam ütleks? You are irrelevant! Ma olen tõsiselt langenud kõige sügavustesse, kuhu üks sotsiaalmeedia influencer võiks langeda. Aga see-eest mul on hea meel, et tõttab appi Sky Media. Martti Hallik pani Ameerikas nii kõvasti pidu, et pidi tampoonid ninna panema. Siin tegelikult natuke tuleb mind ennast süüdistada ka. Sest et ma ise tegelikult ütlesin, tegin seal natukene nagu pushisin neid piire. Tampoonid linna, peole üle teebustas. Aga samas, kui me elame selles ühiskonnas, kus inimesed vaatavad lihtsalt pealkirja, nad ei loe mitte kunagi seda sisu, neid ei kotigi see. Vaatavad, mingi tüüp oli tampoonid ninnana. Mis tegelikult ma arvan on suurem nagu probleem tegelikult üleüldisest tendentsist, mis toimub meedias. Tore, ma loodan, et see klikk saadi. Tänasel päeval ma ütlen, et mul ei ole midagi selle vastu. Mul on hea meel tekitada minust tunde, et I am still
relevant. Ma saan aru, kuidagimoodi tuleb leib lauale teenida ja leiva peale tuleb saada võid ja väikene vorstiviil ka. See selleks. Erinevad hashtagid, mis on välja toodud ja YouTuber on välja toodud. Tänud, et te tunnustate meid indiviide, kes me teeme mingisuguseid lollusi siin interwebis. Aitäh. Niiviisi, vaatame, mida teeb elu 34 siin samal ajal. Niiviisi. Võiks öelda, et kui me võtame nagu, Eesti suurim muusikaportaal, loomulikult, ta on muusikaportaal, aga YouTuberid, mõned YouTuberid teevad muusikat. Mulle meeldib iga graafia. Jah, võib-olla, jah, tõsi, me teeme kõik siin muusikat. Marti, millal tuleb sinu räpilugu? Vaadake, minu räpilugu tuleb siis, kui keegi sainib mind. Kurat, mitte ühtegi, esilehel ei ole mitte ühtegi YouTuberit. Edaspidi, matonaatorid Elu24 ei kasuta, vaid lähmegi ilusti Sky portaali üle. Vaatame siit, sest et meil on siin kõik YouTuberi uudised tulevad kätte. Eesti kuulsam YouTuber paljastas, millega ta oma video. Wow! Kuule, ikka midagi ei saanud aru. YouTube'is üle 50 000 jälge. No 2 kanali peale kokku, loomulikult, kurat, mul on. Tahad, ma loen sulle kokku, kui palju subscribereid mul on? Okei, Marti, võta ennast kokku. Ma saan aru, et kell on 12:30 öösel, aga sa pead ennast kokku võtma ja olema asjalik. Okay. Siinkohal ma toon välja, et see võib-olla pole piisavalt uudisekünnist ületav story. Liina palli pildi ülesse, nagu te näete siin, väga vahva. Loomulikult siit on ainult näha tema basumasid ja tema vajanasid ja siis natuke jalasid. Kommenteerisin nende pükste kohta. Kas püksid on pesus kokku tõmmanud? Sellest tehti artikkel. Vot. Aga mul on tegelikult hea meel, kuna ikkagi meil on tegu muusikaportaaliga, siis tegemist on tegelikult selleks, et anda hoogu juurde Ariadne muusikale. Kui me avame selle loo, siis mul on väga hea meel tõdeda teile, et tänasel päeval on siin 101 000 vaatamist. Kui te kõik olete siin, siis infonupul pärast seda videot on teil kõigil kohustus minna ja vaadata seda veel ja anda veel 5000 vaatamist sinna juurde. Aitäh! Kuulus YouTuber põhjendab, miks ta Tartus ei ela, seal ei olnud enam kuskile söömagi minna. Tõesti, kui me loeme pealkirja, vaatame inimesele näkku, ütleme, et kuule, see on täielik lollakas. Kui te näete pealkirju ja vaatate neid, siis kindlasti ennem kui te teete oma otsused mingi inimese või olukorra üle, palun veenduge nendes faktides järgi. Vaadake mõlemaid pooli ja tihtipeale meil YouTube'is praegu käib ka see, keegi tuleb välja, ütleb kellegi inimese kohta, näe, kas see inimene tegi nii palju paha, nagu selle tati olukorraga oli. Siis tuleb James Charles, aga let's stop the lies ja kõik hüppavad jällegi teisele poolele. Ärge olge see lammas, kes hüppab lihtsalt pealkirja või mingisuguse kohe mingi esimese info jupi kohta, vaid vaadake natukene kriitiliselt asju. Mis peamine, elage oma elu ja nautige seda, sest et meil on suvi. Jätkuvalt all kommentaaridest kõik igasuguse teemad, asjad teretulnud. Meie näeme teiega sel nädalal juba viimast korda homme. Suured tänud veel kord. Te olete tõesti rohkem mulle pakkunud siin tagasi kui kunagi varem. Eile me saime 100 uut subscriberit, mis on minu jaoks üks pisara isegi panna. Andke mulle andeks, kuidas see video täna välja kukkus. Auf Wiedersehen, tschüss. Bye! Niiviisi, vabandan teie ees, et täna pole sellist niukest vahvat lõbusat klippi, aga seest on väike üleskutse. 12. juuni on toimumas siis sotsiaalmeedia konverents online, mis on mõeldud siis turundajatele, mõjuisikutele ja noortele, kes tunnevad huvi sotsiaalmeedias toimuva vastu. Ka mina astun seal ülesse, lähen niimoodi fightima, kuidas see online meedia tuleb peale. Sa oled tõesti eelnevast välja tüütud sihtgrupis, siis võib-olla tõesti see on sulle ja all on olemas informatsioon selle kohta. Näeme seal järgmisel nädalal või siis juba homme siin samas videos.